on Ida-Friisi lipp. See on täitsa sinna omaette poliitiline piirkond seal ja see ei ole päris saksa lipp, nagu te näete. Ja selle oreli ehitaja on siis Hofbauer. Et Hofbaueri oreli variante ka meie festivalil varem pole olnud. Aitäh, Karl-Heinz! Järgmine pill on selline, millega meie helimees lausa siin probleemi näeb. Nimelt, meie külalised on tulnud siis Tšehhist, Brno linnast ja siin ees on ka kirjas, et tegu on Tehnikamuuseumi esindajatega. See orel on koopia väga vanast pillist ja tegelikkuses see ei olegi päris bändorel, vaid seda nimetatakse tünnioreliks, sest siin sees ei ole mitte viled, vaid siin sees on hoopiski akordioni keeltele sarnased helitekitajad. Ja muusika on kirjutatud puidust rulli peale. Pärast võite tulla siis uudistama ja vaatama ka. Nii et meie külalised on siis Peter Nekusa, keda mina kohtasin ühel Slovakkias toimunud rahvusvahelisel üritusel ja juba mitu aastat tagasi sai siis hoogu võetud, et Eestisse tulla. Ja tema kolleeg Joosep Večero, kes on samuti siis muuseumi töötaja ja nemad siis mängivad meile siit rulli peal oma maa, nimelt Slovakkia rahvamuusikat. Please. Thank you. Teie ei ütle mulle seda, kus ma käin. Ei saa ju filmida koolikat teha. Ei huvita. Veel midagi ütlete. Kutsume politseid välja teie. Thank you very much. Next is our very honorable guest from Sweden. Karl Evert Olbrink on meil ka juba tuttav esineja siin ja tema on siis Rootsist ning mängib meile Stüber 31 noodilisel orelil. What will you play? A Swedish waltz, cuckoo waltz.
mitu tüüpi orele meil juba oli. Kõige esimene Risto oma oli Grafin tüüp, siis oli Hofbauer firma oma, siis oli Tünni orel hoopis ja nüüd oli Stüber orel. Ja nüüd tuleb järgmine huvitav tüüp. Et siin on meil siis esinejad, kes on teile vist juba väga tuttavad, võib-olla on ka juba fännklapp tekkinud. See on siis Adebel Prossar ja Karl-Heinz Kuuring. Karl-Heinz on meil niisugune mees, kes on elukutseline Väntoreli mängija Waldkirsi linnakeses Saksamaal. Ja temad on kaasa võtnud siis, see bränd viis? Akrüül, et paistab läbi ja kõik saavad näha, mis siin sees toimub. Ahah, ja nüüd ma mäletan, et see on siis Jääger Brommer. Et ehitaja, selle oreli ehitaja Jääger Brommer firma. Et veel üks oreli ehitaja ja üks orelite tüüp. Please, what do you play? See you later. Yeah, thank you. Please. Saab siis mängida nendel pillidel. Aga järgmine on meie esmakordne esineja ja tema on siis Ivan Konko Slovakkiast. Ivan Slovakkia! Tema korraldab Slovakkias samuti neid Väntorelite kokkutulekuid ja üritusi ja festivale. Ja Ivanil on, nüüd näete, hakkavad juba orelid korduma, et see on ka siis Stüber harmoonipan 31 vilega. Ivan, what will you play? We begin and I play fanfare. Thank you.
Järgmine on meil juba mitmekordne osavõtja Harri Karvonen Soomest. Temal on väga võimas orel. Seda nimetatakse kontsertoreliks. On siis Rahvini kontsertorel, millel on 67 vilet sees. Ja arvata võib, et see teeb siis sellist väga kõva ja võimast häält ka. Harri, what will you play? I play en tango. Tango. Aga järgmine külaline on meil siis Saksamaal ja tema on ka sõnastajatele. Karl-Heinz Steidl. What will you play? Fledermauswalzer vom Johann Strauss. Johann Straussit, please.
Saksa lipp, nagu te näete. Ja selle oreli ehitaja on siis Hofbauer. Et Hofbaueri oreli variante ka meie festivali varem pole olnud. Aitäh, Karl-Heinz! Järgmine pill on selline, millega meie helimees lausa siin probleemi näeb. Nimelt, meie külalised on tulnud siis Tšehhist, Prolinnast ja siin ees on ka kirjas, et tegu on Tehnikamuuseumi esindajatega. See orel on koopia väga vanast pillist ja tegelikkuses see ei olegi päris orel, vaid seda nimetatakse tünnioreliks, sest siin sees ei ole mitte viled, vaid siin sees on hoopiski akordioni keeltele sarnased helitekitajad. Ja muusika on kirjutatud puidust rulli peale. Pärast võite tulla siis uudistama ja vaatama ka. Nii et meie külalised on siis Peter Nekusa, keda mina kohtasin ühel Slovakkias toimunud rahvusvahelisel üritusel ja juba mitu aastat tagasi sai siis hoogu võetud, et Eestisse tulla. Ja tema kolleeg Joosep Večero, kes on samuti siis muuseumi töötaja ja nemad siis mängivad meile siit rulli peal oma maa, nimelt Slovakkia rahvamuusikat. Please. Thank you. Teie ei ütle mulle seda, kus ma käin. Ei saa ju filmida koolikat teha.
much. Next is our very honorable guest from Sweden. Karl-Evert Olbrink on meil ka juba tuttav esineja siin ja tema on siis Rootsist ning mängib meile Stüber 31 noodilisel orelil. What's your play? A Swedish waltz, Kuku waltz. See on siis Adelbert Rossar ja Karl-Heinz Kuuring. Karl-Heinz on meil niisugune mees, kes on elukutseline väntorelimängija Valkirsi linnakeses Saksamaal. Ja temad on kaasa võtnud siis, see bränd viis? Akrüül, et paistab läbi ja kõik saavad näha, mis siin sees toimub. Ahah, ja nüüd ma mäletan, et see on siis Jääger Brommer. Et ehitaja, selle oreli ehitaja Jääger Brommer firma. Et veel üks oreli ehitaja ja üks orelite tüüp. Please, what do you play? See you later. Yeah, thank you. Please.
mängida nendel pillidel. Aga järgmine on meie esmakordne esineja ja tema on siis Ivan Konko Slovakkiast. Tema korraldab Slovakkias samuti neid bändtorelise kokkutulekuid ja üritusi ja festivale. Ja Ivanil on, nüüd näete, hakkavad juba orelid korduma, et see on ka siis Stüber harmoonipan 31 vilega. Ivan, what will you play? We begin and I play fanfare. Thank you. Järgmine on meil juba mitmekordne osavõtja Harri Karvonen Soomest. Temal on väga võimas orel. Seda nimetatakse kontsertoreliks. See on siis Rahvini kontsertorel, millel on 67 vilet sees ja arvata võib, et see teeb siis sellist väga kõva ja võimast häält ka. Harri, what will you play? I play en tango. Tango.
meil siis Saksamaal ja tema on ka sõnastajatele. Karl-Heinz Steiger. What will you play? Fledermauswalzer vom Johann Strauss. Johann Straussit, please. Aitäh, on Monikal hoopiski uus väike vändtorel ja see vändtorel on siis valmistatud Viinis. Meister on Kristjan Wittmann ja mida Monika mängib meile siis? What do you play? Radetzky Marsch von Johann Strauss. Radetzky Marssi.
Aitäh Moonikale! See on väga tore, kui te aitate mängijaid sellega, et te kaasa ka plaksutate. Siis kõik saavad aru, et jõuab kohale kuskile see meie muusika. Ja ma tuletan meelde, et siin Raekoja platsi peal, siin on ka see annetuskast siis Ukraina sõjapõgenikest õpilaste heaks. Ja nüüd on kord jõudnud siis Austria esindaja kätte. Et Austria esindaja on meil siis Hans-Günther Hoppe ja temal on siis Rahvini instrument. Jälle, et no Rahvineid, nagu näete, et see on väga populaarne orelibränd. What will you play, Hans-Günther? An der blauen Donau. Väga tore. Aitäh, Hans-Günther. Lugupeetud publik, te võite liikuda ka, te võite tulla lähemale, vaadata, kuidas see mängimine toimub ja mis siin ees toimub. Et meie siin omalt poolt püüame küll näidata väga, aga me ei saa väga palju liikuda. Ja järgmine on siis meie oma mees Tartus bänd Toreliga. Väga haruldane nähtus. Palun teeme ühe suure aplausi. Georg Jüriaadu Nõmmelt ja temal on siis Stühlbergi firma Orel Berliinist toodud
ja Georg mängib meile, palun, mida? Ma püüan tõestada, et Väntorel või Leiergas, kuidas seda nimetada, on selline unikaalne pill, millest saab mängida nii polkast rockini. Ja mina esitan, kuna on esimene päev ja kõik on saabunud, siis ma esitan maailma kuulsa ansambli ABBA ainukese instrumentaalloo Ärrival ehk saabumine. Aitäh! koerad, Suusu ja Peela ja nemad on ka üks osa siis sellest Väntoreli esitusest. Peale selle on Virginiusel siin kõrval üks väga tore marionettnukk. Neid on ka Eesti tänavatel harva näha, et pärast siis tulge ikka, jalutage siit läbi ja Virginius näitab, mis sellega teha saab. But what will you play, Virginius? Old melody. Old melody. Ühte vanaviisi.
Siia koos ja üks pere. Please, Brigitte, what will you play? I play children's hit. Pippi! Vau! Igaüks taas teab. Laulge kaasa ka.
ootavaid lapsi või kes tunneb, et ta ise veel natuke laps on, siis tulge homme kindlasti Kaubamaja laste mänguväljakule. Seal on kõik need pillid jälle ja mängitakse lõbusaid ja lihtsaid lastelugusid ja saab liikuda ja mängida. Meil on 4 rahvusvahelist klouni seal. Ja kell 2 on kontsert Jaani kirikus, imeilus. Järgmine on meil siis meie väga armastatud esineja, kes tuleb kaugelt Lõuna-Saksamaalt, peaaegu et igal aastal, vist ongi igal aastal on olnud kohal ja tema on siis Adelbert Rossard. Temal on ka kontsert Torel, see on Rahvini kontsert Torel ja pärast vaadake siia ka, millised ilusad kujukesed siin ees on, aga nüüd Adelbert mängib meile musti. I want to play Czardash von Monty, and I wish all you the best. Slava Ukraine, Viva Estonia, Viva Europa, Viva la vida!
aitäh Adelbergile, hurraa! Kujutate ette, et üldse nii kiiresti saab ühte instrumenti mängida. Et see on meistriklass. Aitäh Adelbergile ja meie kontsert hakkab lõppema. Ongi jõudnud kätte eelviimase palakord. Kui me siin ükskord lõpetame, siis võite kõik tulla uudistada neid haruldasi pille, mis on väga kaugelt siia tulnud praegusel ajal ja mõne oreli juures on ka need üllatused valmis pandud, mida me siis siin bändoreli mängijatena saame pakkuda. On selliseid oma maiustusi võetud kaasa ja võite tulla, need on siis maitsmiseks ka siin. Aga nüüd kõlab siis Tartu bändorelilt siin kohalikud Aarne Oidi Suveöö ja laulma tuleb Joonas Käsper. Kellele tundub lugu tuttav, siis olete lahkelt palutud kaasa laulma ja muidugi plaksutama. See on siis sinu. Ta bleib minna. On palju luuletustes öid, mis iga hetk on nagu surematu leid. Need ööd on avasilmi unistatud ööd, kus suvasse leelevad kuldsed. Need ööd on alati kui teod, kus leegiks lumegad igatsuste jood. On palju luuletustes nelisi vaid öid, miks elus harva kohtab neid. Kuid suve, mis meile nii omaks sai, see suve ei loodud luulerennust vaid. Siis sulle naised lausa lõputan see, kui mulle lühikeseks jäi meil suve. On palju luuletustes öid, mis nukrast kaugusest on vaimustanud meid. Me nagu karnevali käes meid hoiakstes, kui ikka keelatud on sinna käes. Need ööd on eksideski head, neist tahaks rääkida, kuid vaikima neist teab. On palju luuletustes igavesi öid, miks elus harva kohtab neid. Kuid suve, mis meile nii omaks sai, see suve ei loodud luulerennust vaid. Siis sulle naised lausa lõputan see, kui mulle lühikeseks jäi meil suve. Kuid suve, mis meile nii omaks sai, see suve ei loodud luulerennust vaid. Siis sulle naised lausa lõputan see, kui mulle lühikeseks jäi meil küll suve. Kui mulle lühikeseks jäi valge suve, sõnarõkke suve. Aitäh! Ja oligi käes meie kontserdi viimase palakord. Nii nagu alustas meil naaber Soomest Markku Karvonen, siis temaga lõpetab selle väikse sissejuhatava kontserti.
olete siis oodatud kõik järgmistel päevadel homme kell 12 laste mänguväljakule, kell 2 Jaani kirikusse ja kell 5 on tänavanurga kontsert hotell Soho vastas. Ja õhtul tuleb veel selline illumineeritud bändvarelite kontserdid üle terve vanalinna. Ja pühapäeval kell 1 juba botaanikaaias siis lõpetame. Suur tänu teile kuulamast ja viimane pala, Markku Karvonen Soomest, palun. Meie kuulajatele, kes kannatlikult selle kuuma Eesti päikese all vastu pidasid. Ilusat päeva jätku teile ja kohtume järgmistel kontserditel. Aga nüüd võite veel astuda ligi, vaadata, maista ja jätame siis jälle nägemist. Meie sõidame Palamusele, kes saab, tulge kaasa. Tohib paar küsimust küsida, et olen muusikaõpetaja, mul on väga teie. Ma tahan teiega pilti teha, mul on tuttavad Norras, siis nad näevad. Pilti teha, Bergenis on mul tuttavad. Tõeline dirigent. Jah, kontakta. You are come late, huh? Yes.